2025. aasta A. Le Coq Premium-liiga hooaeg on lõppenud ja jääb meelde FC Flora 16. meistritiitliga. Hooaeg pakkus pinget, draamat, pettumust ja rõõmu, kuid üks jäi muutumatuks. Kõik 10 meeskonda seati lõpuks tabelisse. 2 aasta tagune pronksi meeskond Tallinna Kalev jäi mullu napilt liigasse püsima ja läbis seejärel noorenduskuuri, et alustada uuelt lehelt. Tõusude ja mõõnadega hooaeg tõi rohkelt muutusi nii meeskonnas kui ka klubis. Aeg näitab, kas Kalev naaseb Premium-liigasse juba 2027. aastal või hiljem. FC Kuressaare jaoks tähistas 2025. aasta samuti uut algust. 5 hooaega meeskonda juhendanud ja selle aja jooksul nad varasemast kõrgemale tasemele viinud peatreener Roman Koskovskiga jäeti hüvasti ning hooajad võttis üle Sander Post. Võrreldes eelmise hooajaga ei olnud samm tagasi punktiarvu mõttes suur, kuid seekord tähendas see, et kõrgliiga kohta tuli 5-aastase pausi järel kaitsta üleminekumängude. Hullu ootusi ületanud ja 5. lõpetanud Tartu Tammeka seadis nii endale kui fännidele kõrge lati, mistõttu tänavune 8. koht tundus pisut pettumusena. Samas koidab tartlastele uus algus. Mitme taustajõu ja klubi legendi naasmine annab lootust, et Tammeka teeb lähiajal platsi väliselt suure sammu edasi ja selle mõju jõuab peagi ka väljakule. 2 hooaega tagasi Premium-liigas esimesed tassikese teed joonud Harju JK Laagri tuli tagasi targema, kogenuma ja tugevamana ning jäi hoolimata väikesest suvisest madalseisust lõpuks väga kindlalt liigasse püsima. Uue katte ja tribüüni saanud Laagri areena muutub üha selgemalt Harju kindluseks ning väga noor ja klubi oma kasvandikest tulvil koosseis annab alust uskuda, et siit saab juba uuel hooajal teha sammu veelgi kõrgemale. Kes oleks võinud veel mõned aastad tagasi arvata, et Eesti koondisesse kutsutakse mängija Harju meeskonnast. Pärnu Vaprus alustas kevadel tagumise viisiku meeskonnana, kerkis suvel tippsatsiks ja lõpetas sügisel kindla keskmikuna, tuues koju klubi rekordpunktisumma. Muljetavaldava augustikuise võiduseeria ja koguni A-koodislase. Martin Chris Palbergi ja Tristan Pajo vedamisel muutus rünnak ohtlikuks kõigile tippmeeskondadele ning Vaprus oli kohati kogu liiga kuumim sats. Pärnu ilus hooaeg on hea näide sellest, et fännide jäägitu toetus tõepoolest aitab meeskonnale platsil kõvasti kaasa. Ilma vaprate karude kaasaelamiseta näeks tabeli seis ilmselt teistsugune välja. Narva Trans alustas 2025. aastat Roman Kosovski käe all suurepäraselt, püsides hooaja esimeses pooles suisa medalikonkurentsis. Ründaja Landrika Boore lõi väravaid 3 kaupa ning tema suvine üleminek Šotimaa kõrgliigasse tähistas klubi jaoks rekordmüüki. Esile tõusid ka Transi noored Mart Maksimkin, Igor Žuravljov ja Stanislav Agaptšev. Narval on tugev põhi, mille peale tulevik rajada. Ootused olid kõrgemad, kuid Paide linnameeskond jäi tugevast esinelikust seekord kõige napimalt välja. Kuigi Paide kogus 4 omavahelistes mängudes kõige rohkem punkte, kaotati liialt sageli tagumise poole tiimidele. Paide vaatab lootusrikkalt uude aastasse. Vahe tiitlipretendentidega pole suur, ent viimane samm on osutunud üllatavalt keeruliseks. Äkki õnnestub see juba järgmisel aastal. Nõmme Kalju on viimastel aastatel võtnud selgema suuna ja pannud väljakule kogenumate mängijate ja asjalike legionääride kõrval ka rohkem Eesti noori ning see on toonud edu. 2 aastat järjest medali võitmine ei tundu 2-kordse Eesti meistri puhul teab mis suur saavutus, kuid ei maksa unustada, et konkurents on kõva ja sellele eelneval ajal jäädi koguni 4 hooaega järjest medaliseltskonnast sootuks välja. FC Levadia alustas hooaega suurte ootustega pärast muudlust võimsat aastat, kuid reaalsus osutus teistsuguseks. Tihe konkurents sundis kiirelt võidumarssi pidurdama. Hooaja lõpus saadi küll hoog sisse ja näidati iseloomu, kuid see juhtus juba liiga hilja. Viimases voorus oldi korraks isegi virtuaalsed liidrid, kuid lõpuks tuli siiski jõgedega leppida. FC Flora tiitlivõitu uskusid hooaja alguses ilmselt ainult meeskond ise ja nende fännid. Täiesti verivärsked treenerid, mitu olulist lahkujat meeskonnas ja eelmise aasta 4. koht ei andnud just kõige suuremat alust uskuda, et meeskond võib kohe Konstantin Vassiljevi esimesel peatreeneri aastal kõige kõrgemale tabelikohale jõuda, kuid klubi kasutas nende varajast mahakandmist enda motiveerimiseks ära ja krooniti aasta lõpuks juba 16. korda Eesti tšempioniks. Vaat siis linalipsu.